И я здесь нахожусь. Так, извините, Убери как вас... камеру. Подожди, это. Как вас Убери зовут? камеру. Не трогай мои вещи. Не трогай мои вещи. Кто вы такой? See video on tehtud 1. detsembril 2025. aastal. Andreid ja tema ema ründavad tundmatud meesterahvad. Leidis aset Tallinna külje all Maardu lähedal Ülgase aianduskooperatiivi maa-alal. Juhtus see aga päisepäeva ajal. Andrei ja tema ema Tamara olid tegemas seal ringkäiku, kuna omavad selles piirkonnas aianduskrunti, mida soovitakse arendada. Kohtume nendega Ülgase lumisel maalapi ääres ajal, kui juhtumist möödas pea 3 kuud. Me oleme siin Jõelähtme vallas Maardu külje all, kui täpsem olla, ja Ülgase külas, mis on juba aastaid olnud oma kriminogeense kontingendi poolest kuulus ja siin on neid ebaseaduslikke ehitisi päris palju ja siin ühe perekonnaga 1. detsembril eelmisel aastal leidis aset siis juhtum, kus neid täiesti võõrad mehed nende jaoks ründasid. Kõndisime mööda Kivinurme põiku ja järsku Kivinurme teelt meile otse suure kiirusega tuli Mercedese suur kaubik ja samal ajal tagant tohutu suure kiirusega tuli teine sõiduauto Toyota. Mercedese autojuht tegi akna lahti ja kurja häälega agressiivselt küsis, et kes te olete ja mida te siin üldse teete. Te ei tundnud? Me oleme kohutavalt... Te ei tundnud neid inimesi? Ei. Ma olen kohutavalt ehmunud, mis juhtud, nagu teate, midagi 9. aastat ju tagasi. See oli tõesti hirm, nagu nad blokeerisid meid. Ema ja poeg jäävad oma seisukohtade juurde. Neile tekitatakse kehavigastusi, võetakse ära mobiiltelefon. Enesekaitseks ma võtsin taskust pipragaasi ja lasin nende poole. Ja see vihastas neid veelgi rohkem. Et see Toyota juht, ta läks enda autosse. Ta ütles, ja mul on ka need on olemas. Ma ei tea, mida ta mõtles ja sellised asjad. Ja läks oma autosse. Ja siis Andrei oli. Ja ta sealt võttis midagi, ma nägin, et see on pipragaas ja siis ta üritas lüüa mind, aga ema tuli vahele ja siis me mõlemad saime pipragaasiga näkku, aga ema eriti kannatas. See oli kohutav ja esimene kogemus oli kohutav. Kuid see polnud veel kõik. Käiku lastakse ka relvataolised esemed. See Toyota autojuht, ta läks jälle enda autosse ja pagasihoidjast võttis mingit ese. Ja siis ütles, et see on tulirelv, püstol ja ähvardas meid tappa. Lõpuks siiski õnnestus neil politsei kutsuda ja nemad reageerisid suurte jõududega, kuna teates kõlas viide relvale. Selleks ajaks olid aga ründajaid juba lahkunud. Me ei ole varem kunagi kokku puutunud. Mitte mingisugust kokkupuudet ei selle krundi, mitte mingisugust asjade muu pärast ei ole teil nende inimestega mitte kunagi olnud? Mitte kunagi. Ülgase piirkond on kui riik riigis, seal on erateed, krunte valavad kaamerad, teede ette on ehitatud korralikud väravad, seega ilmselt on midagi varjata. Politsei leiab võimalikud ründajad kiiresti ülesse. Videos nähtav on Sergei ja hiljem saabunud Roman, kes on antud tee omanik. Perekond kahtlustab, et probleem on nende krundi ääres piirama teise krundi omanikuga, kes teostas omavoliliselt ehitust ja ei võtnud nende palveid kuulda. Meie naabrid, kellega meil oli tüli siis ja siis nemad kaebasid siis meie peale, siis meie ütleme siis nendele. Et eks siis tegelikult võib-olla siis nii-öelda kohalik külakrahv tuli teile kätte maksma või kohta kätte näitama? Ma ei usu, et see on mingi krahv. Politsei on seda juhtumit uurimas, vähemalt meile kinnitati nii, kuigi vastav avaldus tehti alles mõni aeg tagasi. Sel hetkel, kui politsei kohale jõudis, oli konflikt juba mõnevõrra nagu leebunud ning osapooled olid lahku läinud oma vahel. Seejärel alustati asjaolude väljaselgitamist, kaasati ka kiirabi sündmuse lahendamisele, et kõik osapooled, kes soovisid saada meditsiinilist abi, nad seda said ja nii-öelda suheldi siis erinevate osapooltega. Ja käesolevaks hetkeks on siis alustatud kriminaalmenetlus täpsemate asjaolude väljaselgitamiseks. Mis siis politseile teadaolevalt oli tüli põhjus? Täpsemat tüli põhjust hetkel ei ole võimalik kommenteerida, kuna osad siis nii-öelda konflikti osapooled on meil menetluses üle kuulamata. Aga relvad, kui tõsiselt see võetab väljakutse oli siis seal tõepoolest mingisugused konkreetsed relvad mängus?
Sündmuse kestel kasutati gaasi osapooled enda vahel, kuid tulirelva olemasolu hetkel veel ei ole kinnitust leidnud. Pole kuigivõrd rahulik koht see Ülgase piirkond. Ilmselt suurem elavnemine hakkab seal toimuma siis, kui lumi sulama hakkab.